Sõjajärgsetel iseseisvumisaastatel hääbus töö Baltiiski porti sadamas ja raudteel, mistõttu elasid paljud linnaelanikud vaeselt. Kalapüük ja loomapidamine andsid paljudele linnaelanikele minimaalse sissetuleku. Kalu oli Pakri lahes piisavalt ja kokkuostjaid jätkus, mistõttu polnud probleeme kalasaagi realiseerimisega. Kui linnaelanikud käisid kalu ostmas enamasti kalarannas, siis kokkuostjatele müüdi suuremaid koguseid sadamas. Linna 5 väikest kalatööstust varustasid peamiselt Eesti siseturgu. Tarvitajate keskühisuse kalatööstus oli Paldiskis üks suurematest. Baltiiski porti sadam muutus kohaliku tähtsusega ekspordisadamaks. Linnas asus Balti päästeseltsi kontor, sadamas seisid seltsi pääste- ja abilaevad Meteor ja Kaarin. Lisaks neile seisid kaide ääres kala- ja purjepaadid, mootorpaadid ning jahid. Sadamas käisid lastimas Eesti laevaomanike väikesed kaubapurjekad. Tallinna sadama juhid lootsid, et Baltiiski port võiks hakata tööle Vene eksportkauba transiitsadamana. Raudtee äärde ehitati transiitkauba tarvis uued laohooned. Laohooned raudtee ääres ja sadamas renditi välja Vene ettevõtjatele, kes vedasid Eesti sadamate kaudu Euroopa sadamatesse lina. Kasutusel oli 7 laohoonet, millest igaüks mahutas 2000 tonni jagu kaupa. Hõlbustamaks laadimistöid ehitati aastatel 1921–24 uus sadamakai ja sellele toodi merre ehitatud tammi kaudu raudteeharu. Sadamabasseini süvendamiseks toodi 1921. aastal kohale süvendaja Reval. Sadamabasseini pindala pärast laiendamist ja süvendamist oli 8 hektarit, vee sügavus 6,5 meetrit ning kaide pikkus 400 meetrit. Sadamad kasutasid peamiselt väikesed rannasõidu purjelaevad põllumajandussaaduste, propside ja Vasalemma paekivi väljaveoks. Eestis kasvatatud kartuleid veeti aastas 10 000 tonne Saksamaale, Belgiasse, Rootsi, Norrasse ja Inglismaale. Baltiiski port oli 1930. aastatel elanike arvult Eesti kõige väiksem linn. Enamasti kutsusid eestlased Baltiiski porti Baltiskiks. See oli ka üks põhjustest, miks nimetati linn 1933. aastal ümber Paldiskiks. Kooliharidust said linna ja selle lähiümbruse noored 6-klassilises algkoolis ja gümnaasiumis. Kohalike vabatahtlike najal tegutsesid merepäästejaam ja rohkearvulise liikmeskonnaga tuletõrjeühing. Linnas olid postkontor ja tollipunkt ning linnavalitsuse majas töötav raamatukogu. Tegutsesid toidu- ja tööstuskaupade kauplused, mitu pagaritöökoda, kõrtsid, võõrastemajad, pangakontor, ambulatoorium ja apteek.
Paldiski linnal puudus keskväljak. Seda asendas peatänav, kus tegutses turg ning kevadel ja sügisel toimusid laadad. Paldiski ja Tallinna vahel liikus mitmel korral päevas aururong. Suur Vaksalihoone oleks võinud teenindada kordades rohkem rongisõitjaid. 30. aastate teisel poolel nimetati Paldiskit laevadest maha jäetud linnaks ja isegi unustatud linnaks. 1939. aastal sõlmitud niinimetatud baaside lepingu alusel rajati Pakri poolsaarele Nõukogude Liidu sõjaväebaas. Osa punaarmeelastest saabusid Paldiskisse rongidega, osa meritsi. Mereväelased jõudsid Paldiskisse 39. aasta oktoobris. Kõrgest paekaldast lükati alla merre kaubavagunid, veoautod ja nende haagised. Saksa okupatsiooni ajal paiknes Paldiskis väike garnison ning mere- ja tagala väeosa. Sadamas ja Pakri lahel seisid Saksa vahilaevad, mis valvasid Soome lahel allveelaevade püüdmiseks pandud võrke ja miine. Sakslased vedasid ingerisoomlastest sõjapõgenikud Leningradi oblastist rongidega Kloogale ja Paldiskisse. Paldiski sadamas pandi 2 aasta jooksul 63 300 ingerisoomlast laevadele ja saadeti Soome Hankosse. Aasta septembris taganema sunnitud sakslased hävitasid kaitserajatised ja süütasid suure osa linnamajadest. Avalikest kivihoonetest hävinesid süütamise tagajärjel algkooli, ambulatooriumi, apteegi, postkontori ja gümnaasiumihoone ning tuletõrjemaja. Suur osa puitmajadest süttis linnas levinud tulemöllus ja hävines täielikult. Paldiski kunagise elaniku Lembi Todrese sõnul pidid linnaelanikud 44. aasta sügisel loovutama Nõukogude sõjaväelastele osa oma elamispinnast. Meie korter oli juba Vene ohvitseridele välja antud, meil olid ainult mõned toad. Ja minu isa, ema magamistoas elas juba üks polkovnik sees. Ja kogu linn oli nii ära jaotud, kellel oli 2 tuba, sellel võeti üks ära, anti Vene ohvitseridele. Ei keegi küsinud, et kus korterit saab või kuidas seda asja lahendada. Tuli lihtsalt anda kohe järgmine päev 24 tunni jooksul. Tuhande 1940. aastal alustati ja 52. aastal lõpetati linna servas 6 suure kasarmu ehitamine mitme tuhande mereväelase majutamiseks. Lõpetati 1940. aastal alustatud Paldiski lõunapoolse sadama väljaehitamine diiselmootoriga allveelaevade baassadamaks. Kuni 1960. aastate alguseni seisid sadamas väikesed diiselmootoriga M-klassi allveelaevad.
60. ja 70. aastatel oli sadama basseinis üheaegselt kuni 10 keskmise suurusega S-klassi diiselelektrilist torpeedoallveelaeva. 80. aastatel teenindati sadamas Echo 2 tüüpi tuumalõhkepeadega tiibrakettidega diiselmootoriga allveelaevu. Paldiski Põhjasadamas suuri ümberehitustöid ei tehtud. See kohandati raketi- ja torpeedokaadrite ning väikeste abilaevade sadamaks. Paldiski kõrval asuva Laoküla elanikud sunniti kodudest lahkuma. 50. aastate algul leevendasid sõjaväelased nõudmisi ja ligi pooltel Laoküla elanikest õnnestus oma kodudesse tagasi pöörduda. Laoküla talude heinamaadele rajati Klooga järve ääres baseerunud tankipataljoni õppepolügoon. Tankodroomi asukoht sobis hästi võimaliku meredessandi tõrjumise harjutamiseks. Alates 1966. kuni 80. aastani Kloogal paiknenud tankid olid suutelised sõitma vajadusel mere äärde mõnekümne minutiga. 65. aastal ehitati Laokülas mererannale tankiõppuste juhtimiseks vaatluskeskus. Viiekümnendate aastate algul alustati Paldiskis 2- ja 3-korruseliste mugavustega kivimajade ehitamist. Uutesse majadesse paigutati kõigepealt seni ajutistes majades elanud ohvitseride pered. Seoses allveelaevnike õppekeskuse rajamise plaaniga töötati 1962. aastaks välja Paldiski linna kompleksne arengukava. Valmis 25-korruselist kortermaja laevastiku ohvitseridele ja õppekeskuse töötajatele ning 5 ühiselamut allveelaeva meeskondade tarvis. Rajati keskküttetrassid, vesivarustuse ja kanalisatsioonisüsteem ning linnatänavad asfalteeriti. Samaaegselt allveelaevnike õppehoonetega hakati ehitama ka reaktorilinnaku hooneid, hospitalinnakut ja ohvitseride klubihoonet. Pärast uue klubihoone valmimist lõpetas ohvitseride klubi tegevuse Luteri kiriku hoones. Ohvitseride klubi hoone on linnapildist jäädavalt kadunud. Linna puhkekeskuse moodustasid väike park, 1950. aastal ehitatud kino Baltika ja ohvitseride klubi. 1962. aastal valmis raudteeliini kontaktvõrk ning Tallinna ja Paldiski vahel hakkasid liikuma elektrirongid. Eesti elanikel oli Paldiski linna vaba pääs kuni 1962. aastani, mil otsustati hakata ehitama tuumaallveelaevnike õppekeskust. Tsiviilelanikkond pidi 3 aasta jooksul lahkuma ja linn ümbritseti okastraataiaga. Kuuekümne 8. aastal valmis hiiglaslike mõõtmetega tuumaallveelaevnike õppehoone ja 93. mereväe õppekeskus allveelaevade seadmete tööd imiteerivate trenažööridega alustas tegevust. 300 meetri pikkuse hoone ühes tiivas oli 3. põlvkonna tuumaallveelaeva täissuuruses makett-trenažöör. Teises hoonetiivas olid õppeklassid, sööklad ja kinosaal. Alates 1964. aastast olid Paldiski linn ja Pakri poolsaar tsiviilelanikkonna jaoks suletud ja sinna pääses ainult erilubadega. Koos õppekeskusega valmis 68. aastal poolsaare keskel allveelaevnike tuumaenergeetika õppekompleks. Reaktorihoones olid aatomi allveelaevade jõuseadmete maketid koos töötavate tuumareaktoritega. Esimene tuumareaktor käivitati Paldiski õppekeskuses 1967. aastal ja see jäi õppevahendina tööle ligi 19 aastaks. Pärast Eesti iseseisvuse taastamist tuli võõrvägedel taas kord Paldiskist ja Pakri poolsaarelt lahkuda. Alustati transpordivahendite ja muu sõjaväevara väljavedu Vene Föderatsiooni transpordialustega.
soomus- ja rasketehnika väljaveol tulid appi Suurbritannia ja Saksamaa mereväe transpordilaevad. Augustil 1994. aastal lahkus Paldiski sadamast viimane laev lahingutehnika ja sõjaväelastega. Allveelaevnike õppekeskuses demonteeriti allveelaevade maketid ja veeti minema. Aastal korraldas Paldiski linnavalitsus Pentagoni nime kandnud hoonekompleksi lammutamise. Põhjasadama bassein jäeti mereväelaste poolt maha ummistatuna pooled uppunud raketikaatritest ja muudest väikelaevadest. Pärast sadamabasseini puhastamist anti sadamaala üle Eesti Vabariigi Kaitseministeeriumile. 1995. aastal anti see omakorda riigivara tasuta võõrandamise lepinguga munitsipaalomandisse. Mõned aastad hiljem otsustas Paldiski linnavalitsus sadamaala erastada. 1993. aastal anti Paldiski Lõunasadam Tallinna Sadama koosseisu ja Eesti ettevõtjad asusid kasutama selle potentsiaali. Lõunasadamast alustati vanametalli, paberipuidu, paekivi ja turba eksporti. Problemaatiline ja suurte riskidega oli seotud tuumaenergeetika õppekeskuse reaktorite deaktiveerimine ja kompleksi Eestile üleandmine. Vene Föderatsiooni poolt vastutas selle eest allveelaevnike õppekeskuse ülem admiral Aleksandr Olhovikov. Tuumakütus eemaldati reaktoritest ja deaktiveeritud reaktorid ümbritseti ligi 40 cm paksuse betoonsarkofaagiga. Tuumakütus veeti minema reaktori hooneni rajatud raudteel. Deaktiveeritud tuumareaktorid, reaktori hoone ja radioaktiivsete ainete hoidla anti Eestile üle 30. septembril 1995. aastal. Üleandmisaktile kirjutasid alla admiral Aleksandr Olhovikov ja Vabariigi Valitsuse eriesindaja Paldiskis Jüri Tikk. Pakri poolsaarele jäi võõrvägedest maha hulgaliselt sõjaväele kuulunud ja osaliselt lõhutud hooneid ning rajatisi. – 1994. aasta märtsis muudeti Paldiski omavalitsuse korraldamise seadusega Paldiski linn, Pakri poolsaar ja Pakri saared Keila linna haldusterritooriumiks ja ühtlasi Keila linna osaks. Paldiski linn jäeti Nõukogude mereväelaste poolt maha tröstitus seisukorras. Paljude elumajade korterid jäid tühjaks ja peremeheta. Siia jäänud muukeelsetel tsiviilisikutel oli linnas ja poolsaarel raske tööd leida. Linna katlamaja ei andnud korralikult sooja, mis muutis külmal ajal linnas elamise eriti raskeks. 2 talve puuduliku küttega külmades majades sundis osa elanikke Paldiskist lahkuma. Linnaosa vanema Jaan Mölderi eestvedamisel asendati 1996. aastal Vanamaa suudiküttel katel uue puiduhakkel töötava katlaga, millega lahenesid ka linna kütteprobleemid. Avasime katlamajas, mis oli kõige suurem meie murelaps, uue kohalikul puiduhakkel töötava katla. Ma pean seda väga suureks saavutuseks linnale. 1994. aasta mais, kui värskelt oli Paldiskisse tulnud Eesti Vabariigi linnavalitsus, kui nii võib öelda, ja me alustasime siin tööd, oli eelnevalt just 6 aega enne meid tehtud ära rahvaloendus linnas ja oli Paldiskis 7526 elanikku. Tänaseks on meil elanike arv
jäänud 4200 peale, kusjuures kui 1994. aastal oli 67 Eesti kodanikku, siis täna on 743 Eesti kodanikku. See sunnitud abielu, kui nii võib nimetada, Keilaga, mis jõudis 1,5 aastaga karile joosta ja lahutus on olnud mõnes mõttes küll valulik, aga linn on selleks valmis, et olla täiesti iseseisev, kanda linna nime. Meid on vastu võetud paljuski ka Eesti Linnade Liitu juba, ennetades siis seda iseseisva linna staatust, aga peale oktoobrit on paljuski iseseisev linn. Eelmisest elust on ikkagi kahju sellest linnast, mida enam ei ole ja mida ei saa ka kunagi olema. Nüüd on jälle uued paldisklased ja ehitavad uue linna, aga see, mis kunagi oli, seda oli kordumatu. Nagu paljugi elus on kordumatu.